Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Eksperteetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja minuga koos on siin täna Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia vanemteadur Kaja Mädamürk. Tere! Tere! No hiljuti siin sai valmis just üks uuring, millest tuli välja ka artikkel, sina oled üks autoritest ja see kajastab põhikooli matemaatika lõpueksami tulemuste seoseid varasemate oskuste ja matemaatika huviga. Täna siis lahkame seda pikka pealkirja, et mis sealt välja kõik tuli, aga võib-olla alustuseks, et mis see üldpilt meil on matemaatikaga, kuidas meil noortel läheb tegelikult? Üldpildi jaoks saabki siis vaadata näiteks riigieksamite tulemusi või tasemetööde tulemusi või ka PISA tulemusi, kus siis osaleb väga palju Eesti õpilasi. Ja matemaatika laia riigieksami tulemused on läbi aastate, siis keskmised tulemused on umbes 50–60 punkti, kitsa eksami tulemused umbes 40 punkti ja võrdluseks siis eesti keele eksam näiteks 60 punkti, et tegelikult see lai matemaatika ei erine väga palju eesti keele eksamist. Aga PISA tulemused on muidugi väga head, et Eesti on väga kõrgel kohal. Sellest faktist ei saa üle ega ümber. Aga mis siis PISAs näiteks viimati veel välja tuli, oli siis see, et peaaegu 90% Eesti õpilastest ütleb, et nad tahavad matemaatikat hästi osata, et see on neile oluline. See on päris üllatav protsent noori, kes leiavad, et siis sellest võib kasu olla. Ja, et nende hulgas siis muidugi on ju ka need, kes veel ei oska nii hästi. Et siis võib-olla tekibki selline mõte, et kas me suudame neid ootusi täita, et õpilased tahavad hästi osata, aga siis võib-olla nii hästi veel ei lähe nende oskustega. Just, aga tõesti paistab, et seda huvi on või on see lihtsalt ka võib-olla arusaam, et matemaatika on vajalik, aga tegelikult mida see matemaatika huvi tähendab? Matemaatika huvi saab siis vaadata või teaduskirjanduses vaadataksegi nagu laiemalt, et selline kas inimesele meeldib matemaatikaga tegeleda või kuivõrd see talle naudingut pakub. Aga seda saab vaadata ka detailsemalt, et üks huvitüüp on selline nagu hetkeline huvi, et matemaatikas seda püütaksegi tekitada mingisuguste mängudega või mingite värviliste ülesannetega. Näiteks arvutimängud on siis väga sellised populaarsed, et lisatakse mingisuguseid matemaatika elemente ja vaadatakse, kas see siis aitab kaasa huvi arengule. Ja näiteks ongi leitud, et kui ongi selline vahva mäng, kus peab arvutama ja midagi seal juhtub ja mingid tasemed, siis huvi tekib tõesti lastel alguses, aga need, kes on siis juba enne huvitatud, nendel see huvi säilib, aga need, kes ei olnud huvitatud, kelle jaoks võib-olla see mäng üldse tehtigi, nendel hoopis huvi võib langeda. Ja ühes uuringus lausa langes alla selle, mis neil enne oli. Et nad ei olnud enne huvitatud, siis korraks tekkis kõrge huvi ja siis mängu mängides ikkagi langes hoopis allapoole. Et sellepärast siis tasub suhtuda ettevaatlikult igasugustesse uutesse vahenditesse, et muidugi tasub proovida, kas need töötavad, aga huvi arengu mõttes siis on vaja sinna juurde veel muid aspekte ka, et ei piisa ainult sellest ühest vahvast etendusest või asjast. Et tõesti, et sellise esmase huvi saab tekitada igasuguste põnevate lahendustega, aga võib-olla seda huvi sealt edasi arendada on just meil keeruline. Aga kas ja kuidas tegelikult see matemaatika huvi on seotud õpilaste oskustega? See on erinevalt, et osad uuringud näiteks ei olegi seost leidnud, et lapsed on huvitatud, aga nii need, kes oskavad, kui ka need, kes ei oska nii hästi. Siis on muidugi ka positiivne seos, et on selliseid uuringuid, kus siis on tõesti, kes on huvitatud, oskavad paremini, aga see seos ei ole motivatsiooni näitajate hulgas siis kõige tugevam, et huvi võib-olla ei ole see kõige parem näitaja, mille kaudu siis mõelda, et kindlasti inimene oskab seda valdkonda, mille vastu tal huvi on, aga huvi üksi siis ei saa olla ka see, millele tugineda. Just, et pelgalt huvist ei piisa ja võib-olla tõesti võib-olla väga matemaatikast huvitanud laps, aga see ei taga kohe superhäid tulemusi. Nojah, et kui ma ütlen, mulle miski valdkond meeldib või huvitab, see võibki olla lihtsalt, et mulle meeldib, aga tegelikult ei oska ju, veel ei oska, aga
aga mis need omadused siis tegelikult on, mis võib-olla tagavad paremad tulemused või kuidagi õpetavad mingeid kindlad oskused, mida just matemaatikas on tarvis? Motivatsiooni mõttes siis ongi näiteks enesetõhusus, et kuidas siis laps ise või üleüldiselt laiemalt ka, kuidas inimene arvab, kui hästi ta hakkama saab selle valdkonnaga. Matemaatika puhul siis matemaatikaga. Ja me oleme leidnud, et näiteks kui õpilane tunneb juba teises klassis, et tal läheb matemaatikas hästi, siis see on seotud tema 12. klassi eksami tulemusega, et hästi selline pikaajaline seos ja muidugi teise klassi enesetõhusus ehk siis hinnang enda oskustele on 12. klassi eksami tulemusega positiivselt, aga nõrgalt seotud, aga see seos läheb siis järjest tugevamaks aastate jooksul. Aga tegelikult see uuring, mida me siin juba mainisime, seal siis vaadeldi 6. klassi ja hiljem samu õpilasi, kes lõpetasid 9. klassi. Jah. Just. Ja seal oli huvi sees ja huvi oli muidugi seotud, aga tõesti nõrgalt 6. klassi matemaatika huvi, siis 9. klassi tasemetöö tulemusega oli nõrgalt seotud, aga ikkagi positiivselt. Nii et enesetõhusus on see üks aspekt, mis justkui peab olemas olema, et üldse ainetes, aga võib-olla ka matemaatikas häid tulemusi saavutada. Enesetõhusus ja sinna juurde saabki siis panna ka sellesama huvi, et tekiks selline positiivne motivatsiooniprofiil õpilasel, et ainult ühest omadusest kunagi ei piisa, ongi enesetõhusus ja lisaks näiteks siis püsivus, et kas õpilane raskete ülesannete korral kipub alla andma või siis ikka pusib edasi, et see samuti on ennustab hästi matemaatikaoskusi. Seega see järjepidevus peab ikkagi noorel endal olema, et kas võib olla ka seda ohtu, et tegelikult noor on väga motiveeritud, aga lihtsalt satub õpetaja, keda tõesti ei huvita, kas on kodutöö tehtud või mitte ja tegelikult sealt võivad tulemused hakata alla langema. Absoluutselt, õpetajal on väga suur roll ju matemaatika õpetamisel ja just pööratagi tähelepanu, et innustada siis pingutama, et märgata seda, et kui õpilane ongi sellest raskest hetkest näiteks üle saanud, ikka edasi teinud, et öelda, et ma nägin, et sa nägid sellega palju vaeva või et sa siin takerdusid, aga ikka tegid edasi, et väga hästi. Mis on mõned sellised võib-olla klassikalised justkui segavad faktorid, mis ei too neid häid tulemusi, et päris paljudel noortel ikkagi on kuidagi hirm reaalainete ees või kuidagi juba enne, kui üldse hakkad nendega tegelema, on tunne, et ei saa hakkama. Matemaatika ärevus on siis üks nendest teemadest, aga muidugi see ei teki enne, kui inimene pole mitte kunagi matemaatikaga kokku puutunud, et see tulebki niimoodi aja jooksul. Tavaliselt algklasside õpilastel on see madalam, et nad ei tunne nii tugevat ärevust, aga aja jooksul see siis hakkab tõusma, et matemaatikas lähevad teemad raskemaks, võib-olla tekib rohkem negatiivseid olukordi, kus siis õpilane võib-olla tõlgendabki seda, et ma ei saa hakkama, siis see tekitab ärevust, siis ärevus takistab ju mõtlemist, takistab seda ülesannete tegemist, siis peab selle ärevusega tegelema ja siis võivad tekkida järjest niimoodi lüngad sisse. Et see tõesti on üks oluline selline negatiivsem matemaatikaoskuste mõjutaja. Selles samas matemaatika uuringus on tegelikult juttu ka spontaansest keskendumisest. Kuidas seda selgitada, mis see on? Seal on siis spontaanne keskendumine, ma ütlen praegu hästi laialt matemaatikale ja näiteks see tähendab siis seda, et kui on selline olukord, kus ei ole inimesele kuidagi ette öeldud, et see on nüüd matemaatika ülesanne või mõtle matemaatikale ja siis hakka lahendama. Näiteks uurija uuribki siis seda last, et ongi mänguasi ja uurija toidab siis mänguasja saiatükkidega. Ja lapsel on ülesanne, et tee samamoodi. Ja osad lapsed siis hoolega loevad, vaatavad, ahaa, 7 saiatükki, ma toidan ka 7. Teised lihtsalt vaatavad, et nii, ta toitis mänguasja, ma toidan ka. Et see spontaanne keskendumine arvudele või kvantitatiivsetele suhetele või mingid muud keerulised matemaatikasõnad. Et see tähendabki siis seda,
inimene ei tea, et ta on mingis matemaatika olukorras, kus ta võiks seda kasutada, aga ta spontaanselt märkab, et ma saan lugeda neid, ma saan selle järgi nagu teha samamoodi, nagu see teine inimene tegi. Aga kas kuidagi tänu sellele, et inimene ise ei teagi, et ta matemaatikat võib-olla hetkel kasutab või teeb, kas on tunne, et võib-olla tehakse seda meelsamini? No vot jah, meil seal uuringus ei olnud huviga tegelikult nii hästi seotud. Pigem see on hiljem seotud erinevate matemaatikaoskustega. Aga miks mitte? Muidugi me loodame, et inimestele meeldib matemaatikaga tegeleda. Aga mainisid siin matemaatika sõnu, ütlesid sellise väljendi, et kas võib-olla tegelikult see on selline üks teema, mida me võiksime rohkem argipäevaselt kasutusele võtta, et tõesti, et ma ei tea, me ütleme, et me oleme siin praegu kahekesi, aga kas sellega meie matemaatika sõnavara peaks piirduma? Jah, matemaatika sõnavara meil tihti on tõesti võib-olla nagu 3. klassi tasemele jäänud, et me räägimegi täisarvudest. Ja see on kuidagi hästi lihtne ja suupärane ju ka, et kui me võtamegi siin see mööbel, et 2 tooli ja 1 laud, nii lihtne öelda. Aga võiks ju öelda, et 2/3 mööblist on toolid ja 1/3 laud. Miks mitte? Või tool on 2 korda rohkem kui laud, et lihtsalt ise märgata, kuidas ma saan teistmoodi öelda, et igapäevases elus me ikka kasutame arve, aga need on siis tihti täisarvud. Või ma mõtlesin ka, et näiteks protsente, et me räägimegi on ju 20%, selle asemel, et öelda 0,2 või 1/5 või et mõelda nagu edasi, et mida see 20% tähendab, kuidagi meelde tuletada ja seostada ja siis kasutada neid teisi sõnu ka. Mis sa arvad, miks me peaksime seda tegema? Miks ma võiksin öelda, et ostsin midagi poest 0,2 võrra soodsamalt või miks? No vot see siis ärgitabki äkki nägema rohkem matemaatikat ja tekitama rohkem seoseid, et äkki seal poes tundub, et ütlesin 0,2, okei. Aga mingis muus olukorras võib-olla see muudab sul lihtsamaks arvutamise, et kui sa tahadki arvutada, et mis see 20% on millestki, siis sa võidki selle arvu korrutada 0,2-ga, mitte siis teha mingisuguseid jagamisi ja muid asju seal, mis võib-olla meelde tulevad. Et tegelikult oluline ongi võib-olla see seoste loomine siis endale, ja kuidagi iseenda arendamine selle läbi, et iga kord ei pea nüüd kalkulaatorit kätte haarama, vaid pigem ise nuputada. Seda ka jah, aga kalkulaatorit võib ka ju kasutada, et pole midagi. Aga sellistest abivahenditest rääkides, siis vaatame natukene tuleviku poole ka. Ei saa kahjuks või õnneks üle ega ümber tehisintellektist. Kuidas sina näed, et see võib tuleviku matemaatika õpetamist ja õppimist mõjutada? Matemaatika mõttes tõesti võiks olla pigem ju õnneks, et mitte kahjuks see tehisintellekt. Sest matemaatikas on hästi palju selliseid lihtsaid protseduure, mida tegelikult saaks tehisintellekti abil võib-olla ka õppida. Ehk siis mitte lasta ära teha, vaid nende abil õppida. Hiljuti just avaldati üks uuring, kus vaadatigi siis kui hästi ChatGPT aitab matemaatikat õppida ja seal tuligi välja, et just sellised lihtsad protseduurid, matemaatikas liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, et sellega see tõesti aitab väga hästi, aga kui juba läheb keerulisemaks, siis on tulevad huvitavad vead sisse, mis siis ei ole korrektsed ja mis ei aita kaasa võib-olla õppimisele. Ma küll ei ole tuttav ise mõne uuema leiutisega, aga oled sa võib-olla ise proovinud mõnda sellist lahedat matemaatika, ma ei leia paremat sõna kui leiutis. Ma ise ei ole proovinud, aga ma tean, et arendatakse sellist juturobotit või mul on kaks näidet, et üks on siis selline juturobot, mis mängib seda õpilast, kes ei oska matemaatikat. Et meil on hästi palju infot ju selle kohta, milliseid vigu päris lapsed teevad matemaatika-tundides. Ja see juturobot käitubki selle põhjal mingid peaaegu et päris juhtumid. Just, et seda juturobotit saabki siis arendada niimoodi välja, et ta teebki neid vigu, mida päris lapsed teevad.
ja seda saab kasutada siis õpetajahariduses, kus õpetajad ei pea hakkama päris lastele õpetama või omavahel kuidagi mängima õpetama, vaid saavadki seda matemaatika spetsiifilist juturobotit hakata õpetama. Ja see siis vastab, on ju, nii nagu õpilane tõenäoliselt võiks vastata ja selle arendustöö käigus muidugi ongi ka ju õpilased kaasatud, aga meil tõesti on juba niikuinii kogutud palju infot selle kohta, milliseid vigu tavaliselt tehakse. Ja õpetaja jaoks see tähendab seda, et võib-olla saab justkui säästa mõned õpilased sellest, et nemad ei oska ja tema ei oska nendega midagi peale hakata, et juba enne tööle asumist siis võib-olla läbi katsetada. Selline hea harjutus. Aga teistpidi on ka katsetatud seda, et lapsed ise õpetavad juturobotit. Ehk siis nad õpivad näiteks eluliste probleemide lahendamise selgeks ja siis on arendatud see robot, kes siis küsib, et ma ei oska seda ülesannet lahendada, et õpeta mind. Ja siis nad püüavad õpetada ja seal on huvitav või oluline on ka see, et lapsed ju muidugi siis tahavad seda robotit võib-olla valele teele viia või hoopis millestki muust rääkida, et natukene on ju nalja teha, aga jälle see robot on siis selline, kes või mis tuleb teema juurde tagasi. Et kui me hakkaksime suvalist seda juturobotit õpetama, siis teda on väga lihtne valele teele ju viia, mis iganes ütled ja räägime muust teemast. Et sellepärast siis matemaatikahariduses võikski olla hästi oluline, et need on matemaatika spetsiifilised arendused ja see uuring, mis ma just näiteks tõin, seal leitigi, et tänu sellele õpetamisele lapsed õppisidki kiiremini eluliste probleemide lahendamise selgeks võrreldes kontrollrühmaga. Aga see ongi siis selline kontrollitud uuring, kus ongi kontrollitud juturobot, kontrollrühm, kes õppis tavalise programmi järgi, et kõik on korralikult läbi viidud ja me teame siis, kas see nüüd töötas või ei töötanud. Need on ju tõesti väga positiivsed sellised avastused ja võib-olla tulevikuvaated. Aga kas me peaks midagi kartma? Kas lapsed muutuvad nüüd laisaks ja ise enam arutada ei oska? Ma ei oska niimoodi karta, et meil on ju ka praegu ikkagi niimoodi, et suurem osa õppimisest võiks ikkagi toimuda tunnis, et matemaatikatund on ju peaaegu iga päev. Et see on siis juba mingis mõttes kontrollitud keskkond ja teadmisi ka kontrollitakse endiselt niimoodi, et ei saa kasutada seda mingisuguseid muid vahendeid, välja arvatud kalkulaator. Et võib-olla karta tõesti sellist nagu lohakust, et lihtsalt las teeme koolituse õpetajale ja las ta siis seal proovib, et pigem võiks ikkagi kontrollitud tingimustes üle, et mis siis töötab ja mis mitte ja siis on ju laiemalt selle kasutusele võtta. Võib-olla siia lõpetuseks, et sellest matemaatikauuringust, mis järeldusi me saame teha, et kas on siis oluline tekitada õpilases seda huvi või äkki hoopis seoseid luua? Seoste loomine on kindlasti väga oluline, aga huvi ei tasu ka täiesti ju välja visata, et muidugi lastele võiks matemaatika laias laastus meeldida, aga kas nad just peavad olema need, keda huvitab matemaatika, kui et see on nagu nende isiksuse osa või et kas meil just tingimata seda on vaja taga ajada, et seda ilmselt mitte. Ja huvi juures ka väga oluline ongi see, kui hästi laps oskab matemaatikat, et kui ta ise tunneb, et ta oskab hästi, siis tal on ka lihtsam seda huvi endal ka arendada versus siis need lapsed, kes ei oska nii hästi ja siis hakka nüüd seda huvi sellise asja vastu tekitama, mida sa ei oska. Just, aga aitäh sulle, Kaja, et tulid täna meile rääkima matemaatika uuringust ja selle tulemustest ja väga huvitav tähelepanek, et siis võib-olla huvi on lastel suurem, kui isegi haridussüsteem jõuab neile seda pakkuda. Ehk siis sellele võiksime rohkem mõelda. Aitäh! Aitäh! Aitäh ka teile, kes te vaatasite, kuulasite. Eksperteetris on juba eetris järgmisel kolmapäeval.